nii vaatame nüüd loosid. Jah, saad temaga tõesti kas või täitsa professionaalsed loosid teha. Siin esimene tegelikult tahtsin maja, aga ta pani mulle lammast, sest ta vast ei saanud aru, mis see selline lame tähendab. Pani mingit laamat või mida iganes. No, et kui esimene lugu ma tahtsin siis väga lihtsustatud kujul näidata, kõige praktilisem vast, mida me näeme kõige rohkem inimestel. Ei ole mingeid varjusid, ongi mingid minimaalsed tükid lihtsalt. Et seda saab, kui sa paned siia flat logo, sest millegipärast ta ei saa eesti keeles aru. Flat on tegelikult lame, aga andis mulle hoopis mingit. Tegelikult sa saad veel täpsustada, et pane ring ümber. Siin ma ei öelnud seda, ta ise mõtles selle peale, et paneb ring ümber. Kui ma ütlen nüüd siia juurde mingit märksu, näiteks võiks olla mingi ümmargune ja siis me võime ju panna juurde ka värvi. Punane näiteks. Või punane, valge, must, mida iganes, mingi 3 värvi. Üle selle vast ei ole mõtet minna. 3 on see okei värv, mis igas brändingus võiks maksimum olla. Siin on ka 3 tegelikult see valge, mingi helesinine, tumesinine, okei. Nüüd ongi punane, nagu ma tahtsin, ja ümmargune. Päris tore nüüd tuli. Et mida rohkemat sa paned siia nüüd täpsustust, seda paremaks sa saad seda tulemust võtta. Aga vaatame edasi. Vaatame, kuidas me saaksime hoopis mingit keerulisemat versiooni teha hoopis logost. Maskoti logo, jaa. Okei, see on vist väga harva, kui sellist asja läheb vaja. Tavasti üldiselt ikka tahetakse siuksi minimaalseid, vaata, mida saad igal pool taas kasutada. Et kui maskoti logo teha, siis ta paneb seda teksti ka väga huvitavat, aga selle tekstiga on jah see jama, et ta teeb kirjavigu. Et siin peab ikka lihtsalt mitu korda uuesti paluma tal teha, et näiteks siin ta tegi väga hästi ainult, et mõnipärast muutis seda värvi siin. Ma saaksin ju selle funktsiooniks siin seda ära vahetada, aga ma ei hakka praegu. Et selle lihtsalt paned siia juurde. Maskoti logo, paned kirja juurde, mis seal võiks olla kõik. Sa võiksid öelda ka, mis tegelane siis seal on. Abstraktne logo. Väikse kirjaveaga pole midagi, see ChatGPT saab aru, kui kirjaviga. Ja nüüd, siin tuli jälle kirjaviga, et sa ikka aru. Nüüd on minimaalne. Ta pani piirjoone taga, vaata vahel, kui sa ütled talle minimaalne, ta ei pruugi panna piirjooni, et ta teebki midagi taolist. Aga veel minimaalsemat versiooni sellest. Annabki mingi 1-2 värvi ainult. Väga vähe detaile. Siis saab siia igaks juhuks, et kui sa tahad kindlalt ainult piirjoontega, siis panedki siia minimaalne piirjoontega logo. Nüüd panin lihtsalt monokroomne. Siin ta pani mingid valged joonid ka juurde. Aga ma näitan, kuidas sa saad seda mingit logot pärast töödelda nagu endale päriselt võtta kasutuseks. Ja tõesti iga pool kasutada. Just selliste kergevate puhul, siis me võtta siukse keerulisemaid, sest kahjuks on mingid probleemid ette. Parem lasta disainerit teha. Kui sa tahad tõesti mingit, mitte ajutist logo, vaid tõesti mingit professionaalset logo, mida sa tahad taas kasutada iga pool. Vaatame nüüd edasi. Siin ma ei pane mitte ühtegi stiili. Ma panen lihtsalt mingi ikoon ja värv. Kui sa nii teed, siis ta põhimõtteliselt üllatabki sind lihtsalt. Kui sul ei ole mingit kindlat stiili, sa lihtsalt võidki öelda, et tee mingi logo lihtsalt. Ja ütled oma värvi, ütled, see võiks mingi ikoon olla kõik. Ja et valge taust, jah. Ja nüüd siin ma lisasin 3 värvi veel juurde, punane, valge, must, jah. Läks keerulisemaks. Pani mingid varid sisse. Et siin saaks siis juurde öelda, et lame lihtsalt, või see flat, lamest ei saanud aru. Siis ta ei pane mingit varjusid tavaliselt palju. Nii, nüüd ma kombineerisin minimaalne, abstraktne ja värvid ja ikoon, jah. Ja palun, nüüd on väga siukene ka miski, mida võib-olla võib kuskil tõesti praktiliselt näeks. Nüüd ma proovisin tekstiga, aga tekstiga on jah nüüd see probleem, et ta oli, sa näed, paneb tekst, aga teeb pisi vigu, ei näe ilus välja. Parem on lihtsalt tekst ise pärast eraldi panna juurde kuskil Canvas või mingis muus programmis. Panedki oma brändi fonti, mitte ja lased temal mingit suvalist fonti panna. Ja nüüd ma proovisin midagi keerulisemat, mida ma arvan, ma ei tea, mida ma
ma olen väga paljudel näinud, väga paljud teevad selliseid, aga ma ei tea, kas praktiliselt kasutatakse selliseid, sest see pigem on nagu mingi illustratsioon rohkem. Aga kui sa paned juurde embleemi, sa saadki nagu embleemi. ja tavaliselt need on väga detailsed. Ma isegi ütlesin muidugi, et võiks olla kuldne, mustad taustal ja näiteks kuidagi jõukust. Okei. See on ikka väga palju detaile. Logo mõttes on väga keeruline seda kasutada tegelikult. Sul on väga palju probleemid ette. Ja nüüd mul õnnestus midagi väga toredat, mis on ka miski, mida praktiliselt küll kasutaks. Aga nüüd on see naljakas, et ma panin siia embleem, aga ta ei näita embleemi. Ma arvan, et sellepärast, et ma panin siia minimaalne ja lame disain, et need kuidagi mõjutasid seda, et võttis selle embleemi ära sealt üldse tegelikult. Siin on veel üks sama käsklusega. Ma proovisin embleemi, aga ma võtsin nüüd ära selle minimaalse ja mis ma seal veel lisasin, et lihtsalt ongi embleem. Seda ei pea sükest detailselt. Ja muidugi saad ka nii teha, et sa lihtsalt sa ei küsi logo, vaid sa küsidki, et oleks kuskil mingi asja peal. Nagu reaalses elus kuskil. et siin on kuskil kontoris klaasi peal siis. Ja ma tahtsin, et olekski siukene geomeetriline ja minimaalne. Tegelikult päris uhke, aga mind siin häirib, et see ongi tahtlikud siin, et üks on lühem. sest ülejäänud vaata kõik on sümmeetriline. Aga vaat selle probleem on, et vaata, kui sulle meeldib see logo, sa ei saa nüüd seda kuidagi välja kiskuda, sa peadki seda andma disainerile, palun tee mulle nüüd siuke logo, vaata, mulle meeldib see. et ideena lihtsalt võtta siis jah. Ja nüüd me jõudsime siukese asja nagu gradient. Gradient ongi, mis sa praegu siin näed, et väga huvitavad mingid üleminekud värvidega. Aga nüüd sellega on see probleem, et kui sa tahad seda kasutada kuskil, et kui sa vaatad seda, sa näed, seal on õudselt piksleid, see niimoodi logos ei tehta. et ongi, et see ei näe professionaalne välja, sa ei saa seda skaleerida, sa ei saa värvi muuta, sa ei saa midagi teha sellega. Ta on praktiliselt kasutu ajutine lahendus. Ja logos tehakse siis vektori kujul, ehk siis vaata, kui ma sisse tulen, vot, näed detailid, täitsa olemas, väga ilus siukene joon, vaata ei ole mingit imelikke piksleid. See ongi nüüd siukese teise süsteemiga tehtud, et see ongi punktikestega, mitte pikslitega. Aga sa näed, et see on väga, mis siin toimub, et see ongi nüüd sellepärast, et on gradient, et kui sa lihtsalt konverteerid ta nüüd PNG-st vektoriks, siis juhtub siuke jama jah, et tegelikult siis kui sa tahadki gradientiga, siis sa lihtsalt näitad seda disainerile, et vaata, mulle meeldib see, tee mulle. Et siis ta saab sulle vektori kujul teha. Või kohe teha vektori kujul ise manuaalselt, siis need gradiendid ei näe nii õudsed välja. Ta on ikkagi sujuv, aga noh, kui sa hakkad trükkima mida iganes, seal ikka võivad juhtuda probleemid, et gradienti, ma ei tea, võimalusel vältida. Ta ei näe visuaalselt väga hea välja, just siis, kui sa välja trükid nagu päris elus. Aga kuskil online'is digitaalselt okei, pole midagi. No ma proovisin siin videomängu stiilis ka teha. Okei, enne oli maskott, aga saad ka videomängu stiilis, et nendega on jah see probleem, vaata see on nii palju mingit detaile. Kui sa hakkad otsa sellele vaatama, saad ikka aru, et see on tehisintellektiga tehtud. Inimene vast nii palju imelikke vigu ei tee. Ja saad ka konkreetsete mängude nimedega paluda midagi teha. Noh, see tuli siin huvitav. ja noh, sa saad teha lihtsalt mingit huvitavat fonti, sa ei pea ikooni tegema. Sellega on jälle see, et jah, et sa peadki mitu korda lihtsalt laskma tal teha, sest ta teeb ikkagi siukse imelikke vigu, näiteks siin pani kokku need täheksed. Siin tuli juba okeid, see on sellepärast, et ta siin 2 pilti andis. siis on kvaliteet siukene kahtlasem. Noh, siin jälle pani üksteise peale. Aga noh, üldkujulikku tehakse vast kõige rohkem siukesi minimaalsemaid logosid.